Tervist! Meil on valimised. See on väga põnev aeg. Lubadused on hakanud tulema sisse uksest ja aknast ja välja on ilmunud erakonna logoga kommid, helkurid, pastakad, kalendrid. Kusjuures aastal 2005 läks käiku isegi üks kurikuulus kohuke, millel polnud mitte ühegi erakonnaga kohe kindlasti mitte mingisugust seost, kuigi üks kampaania autoritest 16 aastat hiljem ütles, et oli ikka küll. Aga see on selline legendaarne lugu, et see väärib eraldi dokumentaalfilmi. Valimiskampaaniad käivad täie hooga, mis tähendab seda, et poliitikud tahavad saada just nimelt sinu häält ja et seda saavutada, selleks on tervelt 101 erinevat võimalust. Valimistel on oluline kinni pidada Eesti Vabariigi seadustest. See ei üllata ilmselt mitte kedagi, ma vähemalt sügavalt loodan. Aga lisaks sellele on vaja kinni pidada ka valimiste heast tavast. Ja nüüd on oluline mainida, et aastal 2009, kui Vabaühenduste Liit valimiste hea tava kirja pani, kirjutasid sellele alla pea kõik toonased erakonnad. Nüüd, seda valimiste head tava saab rikkuda tegelikult mitut moodi. See võib olla täiesti ilmselge rikkumine. Näiteks, kui keegi ehitab üles tervema kampaania, näiteks rahva hirmutamisele. Aga seda saab teha ka filigraansemalt. Niimoodi, et kõik tundub isegi täiesti normaalne, et kui natukene asja süveneda ja pisut analüüsida, siis võib ilmneda, et tegelikult on asi ikka päris nõme. Näiteks, kultuuriminister Piret Hartman otsustas töötada nädal aega Ida-Virumaal ja selle sammu eesmärk olevat, et innustada arutelusid ja edendada elu Ida-Virumaal. Täiega lahe mõte. Mõelge ise, Piret Hartman tahab edendada elu Ida-Virumaal nii väga, et ta läheb sinna tööle tervelt nädalaks ajaks. See on ju väga pikk aeg. Jumal tänatud, et meil valimised tulevad, sest et ega muidu poliitikutele ülejäänud Eesti tegelikult ju meelde ei tulegi. Tegelikult ma leian üldse, et nagu sellise asjaga peaks tegelema pigem mõne erakonna esinumber, kes hirmsasti tahaks saada seal hääli. Ja tuleb välja, et Piret Hartman on Ida-Virumaal sotside esinumber. Kes on, ma kordan, ta on minister, kes töötab nüüd Ida-Virumaal ehk siis oma valimisringkonnas. Nüüd võib-olla tekib vaatajal küsimus, kas see tähendab seda, et ministeeriumi raha kasutatakse valimiskampaania tegemiseks? Just nimelt! Aga ärge muretsege, sest et kõik on juriidiliselt korrektne. Ja tegelikult on Ida-Virumaale see ka väga kasulik, et eestlased kord 4 aasta jooksul lähevad kohale ja näitavad, et regiooni areng on meile väga oluline, kuigi seda ainult valimispäevani. Pärnumaal ei ole lood sugugi paremad. Peep Peterson, kes on sealne sotside esinumber, avastas järsku, et just nüüd on õige aeg saada kokku sealsete koolijuhtidega, et rääkida nendega e-sigarettidest. Lisaks külastab Peterson erinevaid üritusi, vaata tihedamini kui linnapea ja loomulikult saadi koos erakonnakaaslastega kokku ka kohalike ettevõtjatega, sest et on vaja lahata majandusküsimusi ja vaadata koos tulevikku. Nüüd te võib-olla küsite jälle, et kas see tähendab seda, et ministeeriumi raha kasutatakse valimiskampaania tegemiseks? Teate mis, rahast rääkides. Uued uudised sai maha erilise šedöövriga, kui avaldati lugu sellest, kuidas Eesti 200 kandideeriva Johanna-Maria Lehtme juhitud MTÜ Slava Ukraini maksab oma töötajatele 4600 € kuupalka. Olgugi, et praeguseks on see valeinfo ümber lükatud, siis uudis on endiselt Uute Uudiste portaalis leitav ja parandusi seal ka tehtud ei ole. Nüüd siinkohal oleks paslik ära märkida, et erakondade häälekandjad ei kuulu Eesti Meediaettevõtete Liitu, mis kohustab neid jälgima ajakirjanduseetika koodeksit. Mida see kõik tähendab? Lihtsas maakeeles seda, et neil pole ajakirjandusega absoluutselt mitte mingisugust pistmist. Ja nüüd, et inimestele ei jääks halb maitse suhu, et ma nüüd EKRE suunas natukene kriitikat tegin, siis nüüd on see aeg, et ma kiidan neid. Nimelt on erakond näidanud välja erakordset sallivust, lubades enda ridadesse inimese, kes isegi ei esinda nende seisukohti. Ükskõik, mida ta ka ei arva suhetest Venemaaga. Minu arust on see väga progressiivne, tubli. Jah, mul endal tekivad võib-olla teatud mingid küsimused, aga eks nad ise teavad, kuidas Eestit päästa. Ma soovitan teil kõigil, käige lahtiste silmadega ringi, märgake valimiste hea tavarikkumist. Ja ma saan aru, see ei ole tegelikult lihtne. Minu naine ütleb mulle ka, et Märt, käi lahtiste silmadega ringi, kui sa poodi lähed. Ja mul jääb alati midagi ostmata. Järgmise korrani.